Lugupeetud kohalviibijad, head aatekaaslased. Tänane üritus on vähemalt ühe asja poolest väga õpetlik, sest need, kes ajalugu tunnevad, need teavad, et Tartu ülestõus algas siis, kui Punaarmee oli veel Eestis. Tähendab, seda ülestõusu alustada polnud üldsegi ohutu. Jah, tõsi küll, surve oli sakslaste löökide mõjul nõrgenenud, aga see surve oli olemas. Ja eeskuju saab sellest võtta sel moel, et ka tänapäeval üldse päris paljudes eluolukordades kasutada ära kõik võimalused, mis on. Sest kui me vaatame natukene elu, siis selgub, et inimesed, ka organisatsioonid tihtipeale kardavad ka siis, kui pole mingit põhjust karta. Kardetakse nii-öelda igaks juhuks, aga seda ei ole mõtet teha, sellega me lihtsalt jääme ilma oma elu väärtuslikest hetkedest, jätame tegemata palju head oma lähedastele, oma rahvusele, iseendalegi. Seepärast võtkemgi eeskuju toonastest ülestõuskutest, nemad ei kartnud. Nad said aru, et suurem oht on juba möödas ja kui sa oled mees, siis sa suudad päris palju ära teha. Tänane üritus on ju korraldatud paari organisatsiooni poolt, Eesti Leegioni Sõprade klubi ja kui ma õigesti aru sain, siis ka Eesti rahvusliku liikumise korraldatud. Ja rõõmustav on asja puhul see, et korraldajate hulgas on päris palju noori. See tähendab, kui nemad saavad pereisadeks, pereemadeks või kui nad juba on, kui nende lapsed saavad suuremaks, siis nemad saavad anda seda teadmist edasi. Nad on uurinud päris põhjalikult Eesti ajalugu, ka Tartu ülestõusu ajalugu ja nad saavad seda nii-öelda emapiimaga edasi anda. See tähendab, et kui läheb niimoodi, nagu Bruno Javois ütles oma tänases kõnes ja iga aasta, kui tuleb rohkem inimesi siia üritusele, siis näiteks 10 aasta pärast võib siin olla juba nii palju inimesi, et ei mahu ära ja osa jääb lausa Raekoja platsile. Keegi peab kunagi otsa lahti tegema ja tänase ürituse korraldajad tegid selle ilusti lahti. Ja me võime vaadata muidugi, et täna on võrdlemisi vähe inimesi tulnud, aga see on tihtipeale iga asjaga. Alguses üks väike rühm lükkab asja käima ja pärast inimesi tuleb ja tuleb kogu aeg juurde ning mõne aja pärast kõik tõsimeeli arvavad, et see on alati olnud massiüritus. Sellepärast suur tänu kõigile, kes kohale tulid ja veelgi suurem tänu korraldajatele. Ja ühtlasi siis tervitan ka kõiki rahvuslaste Tallinna klubi poolt. Aitäh!